Metsavana sõnul on nüüd päris sügis kohale jõudnud ning loodus näitab märke, et järk-järgult läheb ka jahedamaks. No see on nüüd, ütleme jah, täissügis, sellepärast, et vanadaamide suvi oli ka ära, väga ilus. Tegi paar-kolm päeva tegi öökülmasid ja oli päiksepaistenud ilmad. Nii et nagu ma ütlesin, et oktoobri alguses on see daamide suvi ja nii ta oli. Ja nüüd on niimoodi järk-järgult ta läheb jahedamaks, aga meteoroloogia asjapulgad ütlevad, et tuleb lund, aga vähemalt mina oma kandis küll ei näe sellist, et lund tuleb. Jah, linnud on aktiveerinud ennast. Mustarassas tuli nüüd siin nädalapäevad tagasi, tuli juba kodu juurde ja tihased juba vaatavad, teevad tšauts. Ja praegu ütleme, kuskil üks nädalapäevad on ääretult suur lindude ränne olnud. Hanekarjad on nii meeletult ja võib-olla ise panete ka tähele, kus orased on, tohutu hanekarjad on ja luiged on hakanud aktiveerima ennast, on ka juba põldude peale, et need lähevad. Kuigi enamus rändlinde on juba läinud, näitab veel piisavalt päikest ja päevasooja. Sellest pidavat taimu andma ka see, et isegi sääsed on veel aktiivsed ning ka mutid ei ole hakanud veel oma elamisi puhastama. See on, ütleme, mina ütlen ta praegu, see on isegi sügise algus ja see kestab seal mardipäevana kindlasti ja siis juba hakkab juba tõsisemaid noote võtma, siis läheb natuke veel jahedamaks ja nii, et paistab, et see aasta on selline asi, et ta sätib selle talve ka ilusti, nagu need asjad on paigas ainult selle vahega, et kõik on natuke hilisemaks jäänud. Metsavanal on olemas ka jahimeeste toodud seapõrn, mille pealt tuleva talve ilma ennustada. Ma ei ole jõudnud veel lahti, nagu öeldakse, registrist teda teha ja üksipulgi läbi sõiluda. Võib-olla järgmine kord, kui ma oma nina pistan telekasti, et siis juba natukene räägin talve esimesest poolest, aga pikas perspektiivis ma ei söanda praegu öelda, aga tundub vähemalt selle esimese vaatluse põhjale, et peaks tulema ka korralik talv see aasta.